siin on Eesti rahva suvepäeva pilt. Ja see on juba hoopis teine tunne. Kõik näod on teravad ja kõik tunneksid ennast ära, kui mina ei tunne vooligi. Tõenäoliselt on siin kusagil 70 000 inimest, kusagil peaks olema. Põhjus nii suurel pildil, miks ta siin nurga taga ongi see, et teda pole kuhugi panna. Keegi ei suuda ohverdada mingit maja seina. Selle pildi naturaalne suurus on 22,6 meetrit pikkust ja 7 kõrgust. Siis on ta veel väga hea foto. Selle pildi mõte ju oligi ainult see, et esialgne mõte, et lõpetada ära see vaidlus, palju siis rahvast platsi peal on. Teeme niisuguse vaba pildi. Aga kusagil pooles vinnas ma sain aru, et ma sattusin seda pilti tegema Eesti rahva peaaegu kõige tähtsamal üritusel, kus on kõige rohkem meie rahvast koos nagu ühel pildil võimalik koguda. 4 kaamerat oli mul tookord võimalik kokku laenata ja nad moodustasid nagu vertikaalse riba, mis oli sünkroonis. Ja siis see pilt koosneb 13 sellisest ribast. Iga pilt on 4 korda 4 pilti ülestikku ja siis 13 korda niimoodi. Kuna seal on kõige tähtsam on mitte eksida ülekatetega, sest nii kui on pisike tükike puudu, nii on küps, see töö on praak, seda tükki mul kusagil võtta ei ole. Eripära on see, et see koosneb ainult muutujatest. Inimesed voogavad, nad liigutavad, eks ole. Kõigest hoolimata tekkis siin, kuigi vertikaalsed paanid on sünkroonis kõik ilusti, siis paanid omavahel on väike ajanihe on, kuna nii kaua, kui ma keeran selle 4 kaameraga järgmisse. See võtab aega ja inimesed liiguvad. See oligi see tehniline väljakutse oli tegelikult see hoopis. Kõige kihvtim selle tehnoloogia juures, selle meetodi juures on see, et sa enam ei vaja erinevaid objektiive väga nii. Sul ei ole vaja lainurki, iga hunnik ja ikka paremaks ja vingemaks. Sul on selline riist ja selline meetod, millega on lõppenud see. Selles mõttes on võidujooks lõppenud. 126 kraadi oli originaalis alguses, kui me tegime seda, aga otsad on puhtaks lõigatud, mitte vajalik. Võpsik on ära võetud otsadest ja nüüd kokku on siin mingi 206 kraadi on praegu siin vaade. Kõige põlluvam, mis oli selle tehnoloogia juures, mis oli just see, et siin tekkis ülikõrge resolutsioon. Ma olen võtnud seda teleobjektiiviga ja selle pildi iga osa on täpselt sama terav, nagu see teleobjektiiviga oleks võetud sealt samast kohast. Ma lihtsalt koostan kunstlikult selle lainurkse pildi, katsunud niisugust asju teha, mida enne ei ole tehtud ja mida ma suudan välja mõelda, kuidas seda teha. Ja see on üks näide lihtsalt. Selle pildiga ma sain muidugi sellise kogemuse, mille baasil ma ehitasin nüüd 3 aastat ehitasin spetsiaalkaamerasüsteemi. Nüüd mul on olemas selline, millega ma saan oma põhitegevuse aerofotos saan ka teha selliseid pilte. Selle pildi tegemine andis mulle tegelikult kindlust, et on võimalik ehitada ka virtuaalne suur sensor. Viimased 3 aastat ma olengi teinud seda. Kuna mul põhitegevus on aerofotograafia, ma teen sellise pildi, kus on terve vald on peal näiteks, terve vald. 30 kilomeetrit, 20 kilomeetrit, kõik on peal. Ja kõik on peale zoomitav, uuritav, mis asi seal on. Ja see on juba päris kõva sõna. Selles mõttes, et selliseid pilte maailmas ei tehta näida. Kuigi see, kogu see idee, mosaikkaamera idee on ju primitiivne ja üle 100 aasta vana. Umbes aasta hiljem sain aru, milles point on. Et tegelikult see nii suure sensoriga kaamera ei aita hädast välja. Fotoresolutsioon ei ole mitte sensoris kinni, vaid nendes objektiivides.
mida suurem sensor, seda suurem on objektiiv, seda viletsam on tema reaalne fotoresolutsioon. See on füüsikaseadus. Nii lihtne see ongi. Tähtis, et oleks põnev selle asjaga tegeleda.